Tuhanded külad, tuhanded talud, laiali Eestimaa. Sündinud ilma kaduvad põlve. Ülavere küla on tegelikult olnud endises Olustvere vallas ja tegelikult praeguses Suurejani vallas see, nii nagu öeldakse teie ringkondades, et sädeinimesed, siis tegelikult see on niisugune sädeküla, kust asjad on läinud liikuma. Ainult pühendunud inimesed suudavad seda teha nii, et see meile meeldib ja on meile meelepärane. Et see Kuhjavere on olnud kindlasti üks aastaküla, see on toonud meie piirkonnale väga palju tuntust, see on olnud see küla, kust on siis paljud külaliikumise asjad alguse saanud ja eeskuju võtnud. Et tegelikult on oluline selles külategevuses see, et kõik need põlvkonnad on kaasatud. Kuhjavere külal on ka oma väga selge kindel märgiüritus, mis on külavanema vastuvõtt muidugi ka, aga et see teatrifestival on kindlasti oluline märgiüritus, mille kaudu teatakse Kuhjavere küla üle terve Eesti. Nii et kandke ka seda traditsiooni edasi. Ja ei pea ju väga palju asju ja kõikides asjades kaasa lööma, aga et kui on paar-kolm niisugust olulist märgiüritust, siis see on kindlasti väga oluline. Õnne ja mul on üks väike vaas kaasas teile kingituseks tänase pidupäeva puhul. Et see on Olustvere klaasikojas tehtud. Koha peal tehtud käsitöö ja väike kaitsev punane lõng ka siin ümber ja ma loodan, et siin on siis kogu aeg need kevadest hakkavad põllulilled sees siin külamajas. Väike lill, mis on mõeldud siis teisele hõbedase teenete märgi omanikule ehk et tõepoolest siiras tänu vallavolikogu esimehele Arnoldile meeldiva koostöö eest, juba ka aastate pikkuse koostöö eest ja jõudu jätku nii hariduse põllul kui ka meie toetamisel. Siiras tänu. Kõigile Maalehe poolt. Mina olen Bianca, siis see inimene, kes on korra käinud siin vastuvõtul. Et president ütles eile oma kõnes, et tema valuga vaatab, kuidas riik kolib maalt ära. Ja meie Maalehes ka valuga vaatame ja teeme, mis saame, et seda juhtuks. Niimoodi, et head teiste külade esindajad ka, et andke ikka oma tegemistest Maalehele teada. Et nagu te näete, kui meid kutsutakse, siis me tuleme. Kutsuge meid ja me tuleme. Et mis mul muud öelda, et laul suule. Kui on palju selliseid külavanemaid, siis juured jäävad rebimata. Ja siis tervitaks Olustvere maanaiste poolt. Ja mul on kaasas, nagu kõik ütlevad, mis on karpkommi. Ma arvan, et kui te saate juhatusega kokku, siis saate end natuke ergutada ja häid mõtteid tulevikus. Ja siin on küll peale kirjutatud suurelt Tallinnaga. aga ausalt öeldes, eks maarahvas peab ikka ka Tallinna poole vaatama, siis siin oli üks päev oli mingi intervjuu maarahvaga, kes ütles, et ei ole kust maalt Tallinnas käinud ja pole sinna asja. Et peaks ikka vaatama, mis mujal ka toimub. Rebisid lahti põlised juured, kodust lahkusid naha. Rebisid lahti põlised juured, kodust lahkusid naha. Rändasid ringi, kandsid kinni, vastele asemella. Miks ma korraldan külavanema vastuvõttu ja kust see idee tuli? Siin on üle 12 aastat tagasi, kusagil 13 aastat tagasi kirjutas Postimees ajakirjanik Maimo Berg sellise artikli presidendi vastuvõtust, kus ta veidi urjutas seda. Ei ole ju presidendi vastuvõtul külainimesi ja maaelu tegelasi. Sealt tekkis selline mõte minu lugupeetud abikaasal, et miks me ei võiks hakata korraldama külavanema vastuvõttu. Ja niimoodi oligi, et aastal 2000 võtsime selle idee omale teatavaks ja saigi teoks meie esimene külavanema vastuvõtt. Et aga miks ma siis seda teen juba 12. korda? See on üks eneseväljendusvorm. Siin saad ennast elada välja, saad oma mõtteid jagada teiste külade inimestega. See on sama teema, kui üldse küsida, et miks ma tegelen külaliikumisega.
külarahvas ka vajab sellist üritust ja samas on mul hea meel, et see ei ole mitte jäänud oma maakonna piiridesse. Kuni su küladel elab